Kui me varasemates videotes oleme rääkinud eesmärkidest ja väärtustest, mis suunavad seda, kuidas me valime neid asju, mida me teeme ja selle kaudu saame oma enesetunnet mõjutada, siis täna ma räägiksin hea meelega sellest, kuidas nende asjade tegemine, mida me juba oleme valinud teha ja see, kuidas me neid asju teeme, ka võib mõjutada seda, kuidas me ennast tunneme ja saab olla üks viis, kuidas oma enesetunnet reguleerida. Tere, mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoog ja koolitaja ja kutsun sind täna endaga kaasa mõtlema. Nüüd, me kõik teame, eks ole, seda, et kui me teeme mingisuguseid tegevusi, et siis me saame neid teha erineval moel. Ja need erinevad moed võivad olla näiteks see, et kui kiiresti või aeglaselt ma midagi teen, millise võib-olla kavatsusega ma midagi teen või näiteks kas ma teen seda kellegagi koos, kas ma teen seda vaikuses või mingi taustamüraga keskkonnas ja nii edasi. Ja kõik need erinevad viisid ühte ja sedasama tegevust teha mõjutavad meie enesetunnet teatud moel puhtalt selle kaudu, et nad, eks ole, tekitavad erineva sellise närvisüsteemi erutatuse seisundi ühest küljest, aga teisest küljest ka need erinevad, kuidas elemendid, siis nimetame nii, omakorda seostuvad mingisuguste varasemate kogemustega, tekitavad võib-olla mingisuguseid nõudmised keha ressurssidele ja nii edasi. Et me võime ilmselt olla üsna kindlad selles, et see, kuidas me midagi teeme, mõjutab meie enesetunnet. Võib-olla olete ise ka mõelnud või märganud oma elukogemuses seda, et näiteks kui juhtub, et ma olen kuhugi hiljaks jäämas ja siis ma üritan kõiki asju teha hästi kiiresti. Et siis vähemalt minul küll juhtub sageli see, et siis ma hakkan rabistama. Võib-olla, ma ei tea, hakkan lõpuks hoopis asju maha pillama, unustan mingid asjad ära, pean tagasi minema või mitu korda minema teise tuppa mingit asja võtma. Nii, et see lõpuks, see minu nii-öelda püüd asja kiiremini teha, et mitte hiljaks jääda, kulutab oluliselt rohkem energiat ja võib-olla lõpuks isegi rohkem aega. Ja see on puhtalt, eks ole, see, kuidas ma asju teen, see on minu soov teha kiiresti. Või teistpidi näiteks, et kui ma üritan mingit ülesannet tööl teha ja mul on väga selge kavatsus, et ma tahan, et see oleks täiuslikult tehtud, et see oleks korrektne, seal ei oleks ühtegi viga, et siis sageli see nii-öelda soov teha perfektselt viib selleni, et ma võib-olla venitan selle ülesande alustamisega ja siis, kui ma hakkan seda tegema, siis mul on selline nagu pinge või ärevus on kõrge ja siis mul ei tule üldse ühtegi head ideed, kuidas seda asja teha. Ja võib teinekord lõppeda hoopis selleni, et näiteks ma ei märka oluliselt suurema tõenäosusega, kui seal on mingisugune viga. Ja jälle, et see nii-öelda soov, et ma tahan teha võimalikult hästi või täiuslikult on ka üks osa sellest, et kuidas me asju teeme. Ehk siis ma soovitan sul mõelda selle peale, et kui sa tunned ennast pidevalt ärevana või stressis või sa märkad, et erinevad tugevad emotsioonid vallanduvad kergesti, et siis üks võib olla päris selline lihtne ja kättesaadav asi mõelda selle peale, et kuidas ma mingeid oma igapäevategevusi teen ja proovida mingite nende elementidega mängida. Näiteks, et kas või oma sellistes igapäevastes tegevustes, kui ma ei tea, kõnnin poodi või pesen nõusid või loen raamatut, et ma näiteks teen seda natukene aeglasemalt kui tavaliselt. Või kui ma näiteks olen alati harjunud tegema asju niimoodi, et mul taustal kas telekas või muusika või midagi mängib, mis on, eks ole, jälle omakorda lisastressur, lisastiimul meie ajule ja võib tegelikult olla päris väsitav. Kui ma samal ajal, sest kui ma üritan näiteks samal ajal keskenduda mingi asja lugemisele või kirjutamisele, siis reaalsuses, mida meie aju teeb, on see, et ta
vähemalt alguses vahetab kogu aeg selle vahel, et ta keskendub muusikale, keskendub tekstile ja teeb seda hästi kiiresti niimoodi, et me ei märka. Meile tundub, et me teeme neid asju korraga, aga vähemalt mingi aja ta üritab seda tähelepanu kogu aeg ümber lülitada. Ja isegi siis, kui me jõuame sinna seisundisse, kus ta nii-öelda valib ühe, et näiteks me teadlikult enam muusikat ei kuule, et siis selle muusikasignaali nii-öelda pidurdamine selleks, et me kuuleks seda, jälle ikkagi, eks ole, nõuab ainult mingisugust energiaressurssi. Et ühesõnaga, kui ma olen harjunud näiteks töötama muusika taustal, et siis ma võib-olla proovin sellega, et ma teen seda vaikuses. Või see võib olla inimestele väga raske, kes ei ole harjutanud vaikuses olemist, et siis üks nii-öelda vahepealne või juurdeviiv variant võib olla ka see, et ma lihtsalt lülitan muusika või vahetan muusika sellise nii-öelda white noise'i vastu, et ma lihtsalt lasen endale mingit staatilist heli. YouTube'is on päris palju erinevaid variante selle jaoks, kuidas seda teha. Või ma võin mõelda ka selle peale näiteks, et kui ma olen harjunud tegema mingisuguseid tegevusi alati teistega koos ja otsima kellegi seltskonda, et siis ma vahelduseks näiteks proovin teha mõnda nendest asjadest üksi. Ja see mõte siin ei ole see, et üks või teine nendest variantidest oleks õigem või valem, vaid oluline on jälgida seda ja proovida märgata, et kuidas sinu keha ennast tunneb nendes erinevates olukordades. Et mõnikord kellegi teisega koos mingi tööülesande tegemine, mida sa tahad hästi teha, võib hoopis reguleerida sind ja mõjuda vähem stressi tekitavalt, eks ole, sest sa saad, ma ei tea, võib-olla vastutust jagada, see lisatud turvalisus, et keegi teine märkab su viga võib-olla, kui sa ise märkad. Ja mõni teinekord see võib olla just stressiallikas. Et see on nii inimeseti kui olukorriti erinev ja mida me saame õppida tegema on see, et pöörama sellele tähelepanu ja märkama seda, et kuidas ma praegu seda tegevust tehes ennast tunnen, et kas see nii-öelda reguleerib ja rahustab mind või see pigem kulutab mu energiat ja tekitab pinget juurde. Ja teine oluline asi on lihtsalt teada, et tegelikult iga tegevuse juures on päris palju erinevaid selliseid kvalitatiivseid aspekte, millega me saame manipuleerida või mida me saame muuta. Ja harjutada nende muutmist, et mul oleks see oskus teha ka teistmoodi, kui see, kuidas ma harjunud olen. Selleks, et te saaksite harjutada, ma olen teile siia alla kirjeldusse pannud ka ühe ülesande, mis on üks lihtne võimalus selle harjutamiseks või proovimiseks. Ja selle ülesande nimi on kõnni väljakutse, ehk siis see juhendab samm-sammu haaval proovima need erinevate elementidega katsetamist kõndimise käigus, mis on mingi tegevus, mida enamus meist nagunii teeb. Seal on ka alternatiivne variant istumise jaoks, kellele see rohkem sobib või jõukohane on. Ja seal on erinevate päevade peale ära jagatud erinevad sellised elemendid, millega kõndimise või istumise juures mängida saab ja mida te saate siis järjest läbi proovida ja märgata enda juures, et kuidas see teie enesetundele ja sellisele reguleeritusele mõjub või ei mõju. Sest on väga tõenäoline, et mõne aspektiga mängimine ei mõju mõne inimese jaoks üldse. Ja samal ajal võib teise inimese jaoks või mõnes teises olukorras selle mõjuda väga tugevalt, et sellest ei tasu ennast heidutada. Aga nagu ma ütlesin, et on hea omada selliseid oskuseid ja võib-olla laiemat tööriistakasti, et oleks igaks olukorraks midagi. Nii et head harjutamist. Kes tahab, siis hea meelega loen, kui te jagate oma kogemust sellest, kuidas te selle väljakutsega läks. Ja kui tekib mingeid küsimusi, siis kirjutage need alla kommentaaridesse ja hea meelega vastan ja arutan. Seniks järgmise koos mõtlemiseni.